Iisrael andis siiski Iraanile massiivse raketi vastulöögi, hoolimata Donald Trumpi avalikest üleskutsetest Netanyahule tühistada kõik rünnakud ja anda diplomaatiale võimalus. Kuid mängu sekkusid isegi Jeemeni hussiidid, kes samuti tulistasid rakette Iisraeli pihta ja ähvardasid taastada Punase mere blokaadi. Selle taustal jätkasid Ameerika Ühendriigid üleskutseid olukorra deeskaleerimiseks. Ja kohe pärast Iisraeli rünnakut Iraani kesk- ja lääneosa vastu teatasid Teheranis ametlikult, et nemad omalt poolt lõpetavad Iisraeli tulistamise ja naasevad läbirääkimiste laua taha. Samal ajal teatas ka Iisrael, et ei ründa enam Iraani territooriumi, kuid jätkab siiski Hezbollah ründamist Liibanonis. Ja siin on tähelepanuväärne see, et Iisraeli rünnaku ajal Iraani vastu. Samal ajal, kui sotsiaalmeedias avaldati kaadreid samast Teheranist, kus oli näha ja kuulda plahvatusi, Donald Trump teatas avalikult, et Ameerika Ühendriigid võivad korraldada eriüksuste dessandi Iraani territooriumile, kui Teheranis lõpuks kokkulepet ei sõlmita. Ja tundub, et see töötas. Üldiselt hakkame asja uurima. Minu nimi on Aleksei Petši ja enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange like, kirjutage ükskõik milline kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga. Petši link sellele on selle video kirjelduses, seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Niisiis, Iraani võimud teatasid Iisraeli vastu suunatud rünnakute lõpetamisest, mis taas alustati 7. juuni õhtul. Sellest teatas Hazrat Khatam al-Anbiya keskstaap, mis on Iraani relvajõudude kõrgeim operatiivjuhtimise organ. Märgitakse, et Iraani väed andsid USA toetatud Iisraeli sõjaväelastele, tsiteerin, valusa vastuse rünnakute eest Liibanoni vastu, mistõttu võib nüüd juba peatuda. Samal ajal rõhutas Iraani staap, et agressiooni jätkumise korral järgnevad palju karmimad ja laastavamad meetmed. Varem teatas Teheran rünnakutest Iisraeli põhjaosas asuvatele sõjalistele sihtmärkidele, väites, et need viiakse läbi enesekaitseõiguse raames ja vastusena aprillis kehtestatud vaherahu rikkumisele. Teherani rünnakute peatamine järgnes USA presidendi avaldusele. Donald Trumpi sõnul võivad USA korraldada eriüksuste dessandi Iraani territooriumile, kui Ameerika ja Iraani läbirääkimised ebaõnnestuvad. Ja edasi toon Trumpi tsitaadi. Esiteks tähendab see, et võib-olla me siseneme ja tegeleme ülejäänud riigiga, millega sõjaliste vahenditega ei õnnestunud toime tulla. Või tähendab see lihtsalt seda, et me jätkame Iraani blokaadi, sest blokaad oli tõenäoliselt võimsam kui ükski rünnak, mis sellele kunagi tehtud on. Hiljem kirjutas Valge Maja juht ka True Socialis, et Iisrael ja Iraan peaksid viivitamatult lõpetama vastastikused rünnakud. Iisrael teatas omalt poolt, et öösel tõrjus ta 11 Iraani ballistilist raketti, pärast mida andis vastulööke sõjalistele objektidele Iraani lääne- ja keskosas ning naftakeemiakompleksile Mashahres. Iraani pool teatas rünnakust Karuni tehasele. Ja just selle taustal teatas Islami revolutsiooni kaardiväe korpus sõjalise operatsiooni Nasr algusest ning rakettide tulistamisest Iisraeli lennubaasidele Tel Nov ja Navatim. Teatatakse, et esmaspäeva hommikul kohaliku aja järgi andis Iisraeli õhuvägi lööke sõjalistele sihtmärkidele Kesk- ja Lääne-Iraanis. Iraani riigimeedia andmetel kostsid plahvatused Iraani linnades Teheran, Karatš, Isfahan, Tabriz ja Kermanshah. Pärast õhurünnakuid sulges Iraan õhuruumi Teheranis asuva Imam Khomeini rahvusvahelise lennujaama ümber. Tund pärast Iisraeli rünnakuid Iraani lasti Jeemenist vähemalt üks ballistiline rakett Iisraeli keskosa suunas, kuid see tõrjuti. Varsti pärast seda hakkasid Tel Avivis undama õhuhäiresireenid ja see oli esimene rünnak Jeemenist Iisraeli vastu pärast 8. aprilli relvarahu. Lisaks teatas Jeemeni Huti mässuniste rühmitus täna keelust, mis puudutab Iisraeliga seotud laevade läbimist Punase mere vetes, just selle sama Bab el-Mandebi väina kaudu. Siit võib aru saada, et olukord energiaturul on äärmiselt pingeline, kuna teine, Hormuzi väin, on Iraani poolt täielikult blokeeritud.
See blokaad on juba halvanud suure osa nafta ja gaasi ekspordist Pärsia lahest, põhjustades järsu hinnatõusu Pärsias. Ja nüüd vastuseks sellele kriisile Hormuzi väinas suunas Saudi Araabia üle 70% oma igapäevasest toornafta ekspordist Yanbu sadamasse Punase mere rannikul. See samm oli tõeline päästerõngas maailma majandusele, võimaldades ohjeldada kontrollimatut hinnatõusu. Kuid Jeemeni hutimässuliste pikaajaline sekkumine laevandusse Punases meres võib selle alternatiivse logistika täielikult hävitada. Ja täna teatas Huti esindaja, et keeld Iisraeli laevadele on vaid esimene samm. Edasise eskalatsiooni korral ähvardavad võitlejad peatada kõik laevad, mis läbivad Bab el-Mandebi väina. Sellegipoolest pidas Donald Trump täna taas telefonikõne Netanyahuga ja kutsus üles lõpetama rünnakud Iraani vastu. Axios teatab, et Trump ütles Netanyahule, et Iisrael võib jääda Iraani vastu üksi, kui uued rünnakud kasvavad laiaulatuslikuks sõjaks. Hiljem teatas Donald Trump juba avalikult telekanalile N12, kommenteerides oma telefonikõnet Netanyahuga. Järgmist tsiteerin. Ma ütlesin Biibile, et ta peaks olema ettevaatlik. Ma ütlesin Biibile, et ta peaks olema väga ettevaatlik selle suhtes, mida ta teeb, sest väga varsti võib ta jääda üksi Iraani vastu. Tema sõnul palus ta ka Netanyahul mitte vastata raketirünnakule ja väidab, et tal õnnestus vähendada Iisraeli löögi ulatust. Trump teatas ka, et talle avaldati survet piirkonna riikide poolt, kes osalevad USA ja Iraani vahelises vahendustegevuses. Trumpi sõnul palusid 5 riiki tal mõjutada Netanyahud, et peatada rünnakud ja säilitada võimalused kokkuleppe saavutamiseks. Sellegipoolest ründas Iisrael siiski vastuseks, kuid Trump väitis, et tal õnnestus rünnakut minimeerida, sest Iisrael kavandas midagi palju suuremat. Lõpuks teatas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, et Iisrael lõpetas rünnakud Iraani vastu, kuid ei tunnistanud relvarahu. Järgneb Netanyahu tsitaat. Praegu on tuli vaibunud, sest pärast seda, kui me andsime löögi terroristlikule režiimile Teheranis, lõpetas see meid ründamast. Kui Iraani terroristlik režiim teeb vea ja ründab meid uuesti, vastame jõuga. Teheran püüdis luua uut olukorda, sidudes Liibanoni konflikti Iraani vastumeetmetega. Nad arvasid, et saavad tulistada Iisraeli Liibanoni ja Iraani territooriumilt ning et me ei vasta. Seda ei juhtunud ega juhtu, mitte minu ajal. Praeguseks on Iraan ja USA taas läbirääkimiste laua taga, kuigi Iisrael andis mõista, et jätkab rünnakuid Liibanoni vastu, kui sealt tulistab Hezbollah. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.